Norbert Urt, meie viimane kontrollmäng enne teisipäevast tähtsat superkarika kohtumist. Täna 1-3 kaotus oli selline üsna füüsiline kohtumine, et kahjuks tulid ka mõned vigastused. Jah, sellest on kõige rohkem kahju, et Mets sai seal esimesel poolel vastu nina juba paugu, et võib-olla on kergelt luu katki seal, aga mängis lõpuni ilusti. Niki sai seal paugu sisse, et jah, natuke tagasilöök oli selles osas, aga jah, jõuline mäng oli ja nii võib juhtuda, jah. Hetkel on ka lisaks neile nimedele, kes sa mainisid siin päris mitmed vigastusi, et milline see seis meil on nüüd enne seda teisipäevast mängu? Üldpildis on ikkagi tegemist kergete vigastustega, et ehk siis mõni mäng on juba kohe tagasi liitumas ja mõni on lihtsalt haige nagu selle tõttu eemal, et ma usun, et ikkagi hooajaks on meil nagu kõik hästi ja meeskond korras. Tänasest mängust ka natukene, et mis sulle ei meeldinud selles mängus, et 1-3 kaotus peegeldab seda, et me tegime kaitses vigu ja vastased olid täna paremad? Jah, vastane täna võitis selle mängu, aga me teadsime, et kui on nii palju tugevaid mänge järjest, et siis lihtsalt ühel hetkel see saab olema väga raske, et praegu on 3 väga tugevat mängu olnud ja me teadsime ette, et see mäng saab olema nagu keeruline, ja nägime ka ära, mis tuleb just väsimuse pealt, ehk väsimuse pealt tuleb mingid otsused teha natuke teistmoodi, aga et nagu on meil juba jällegi selge, et mis infot mängijatele anda ja kuidas siis käituda, kui sa oled natuke väsinud seisus. Üldpildis nagu mäng täitsa meile selle eesmärgi, mis on vaja ja mängijad päris palju said ikka 9 minutit mängida ja ma usun, et suures pildis oli see, mis tarvis. Nüüd lõpetuseks sellel pre-seasonil on nüüd joon all, et kas see sinu jaoks täitis oma eesmärgi, meil olid väga tugevad vastased ja lisaks loomulikult ka need A-turniiri mängud või oleks pidanud midagi tegema teistmoodi? Ei, ütleme, selles mõttes küll, et eks me saame järgmine aasta näha, et kuidas seis me oleme just selle koha pealt, et kui sa mängid siin seda taliturniiri, mis jalgpalliit teeb, eks sul on kõik esiotsa meeskonnad seal, pluss ise võtad veel tugevad mängud, ehk et sul on ainult tugevad mängud kõik ettevalmistusperioodil. Et siis kuidas füüsid sellega nagu vastu pidada, ehk et kas koormus on okei või on ta liiga raske, et seda saab vaadata, et nagu ütleme edaspidises suhtes. Teisalt on see, et niikuinii on tegelikult vajalik see, et iga aasta see heitab põhja järgmise aastaks, ehk et tegelikult täna on see, et meil see baasi, mille pealt me seda ettevalmistusperioodi alustasime, polnud nii tugev, kui oleks võinud olla. Ehk me teadsime, et me võtamegi väikse selles võlaga kergelt seda, aga jällegi kõik on okei, et meie kontrolli oli ilusti. Ja ma usun, et järgmine aasta lihtsalt meil ettevalmistusperioodil juba tugevamad ja saame alustada juba isegi veel suuremate koormustega, et järgmise aasta lõikes oleks see väga hea. Ja me teame niikuinii, et me valmistame ette iga aasta ikkagi juba kogu baasi eelolevateks aastaks, sest kui me ikka tahame teha tugevaid esitusi Euroopa tasandil, siis peab meeskond selleks valmis olema ja eriti sellist mängud, kus saad mängida ka välismeeskondadega, on selle jaoks nagu väga tähtsad, et tänagi tegelikult me mängisime, ma arvan, nendest 3 meeskonnast kõige nõrgema meeskonnaga, tegelikult see meeskond ei olnud ka just kõige tugevam, aga täpselt see, et me lihtsalt ei olnud seda kontsentratsiooni enam selleks mänguks ja lasime lihtvigu sisse, et väga kergesti. Ja see on nagu praegu seisus nagu okei, nii et võib öelda küll, et see ettevalmistusperiood täitsa on eesmärgi ja me juhime seda edasi niimoodi, et see meil tuleks kasuks.